Asjad Lähis-Idas lähevad üha pingelisemaks. Iraan tegi just oma seisukoha täiesti selgeks ning nende nõudmised on nii ulatuslikud, et võivad iga diplomaatilise läbimurde veelgi kaugemale lükata. Ja kauna Pakistan, Saudi Araabia ja Türgi on sõlminud ühtse sõjalise liidu Iisraeli vastu, võib olukord muutuda kiiremini, kui kumbki pool oodata oskas. Jeruusalemm minut on kohe algamas. Tere tulemast tagasi saatesse Jeruusalemm minut siin JNS TVs. Alex, Iraan esitab nüüd nõudmiste nimekirja, et avada Hormuzi väin. Nende kõrgeim riiklik julgeolekunõukogu ütleb, et strateegiline veetee jääb suletuks seni, kuni Washington oma käitumist parandab. Nõudmiste hulka kuuluvad sõja lõplik lõpetamine ja USA mereblokaadi lõpetamine, samuti Ameerika vägede lahkumine piirkonnast. Me peame eristama seda, mida öeldakse avalikult ja seda, mida öeldakse otse presidendi läbirääkimismeeskonnale, mida juhib tõenäoliselt J.D. Vance. President ütles ka, et ta on otseselt läbirääkimistes osaline. Nii et avalikkuse ees on kindlasti palju suurustamist. Isegi nõutakse Ameerika reparatsioone seni Iraanis toimunud sõja eest. Kuid samas kuuleme ka teateid, et Iraan lausa anub ameeriklastelt kokkulepet ja et Iraani majandus on täieliku kokkuvarisemise äärel. Muidugi oleme seda juba ammu öelnud, aga tegelikult tahavad nad kokkulepet. Pole selge, kellega ameeriklased üldse läbi räägivad, aga see, mida te näete, on osa mustrist, mis on muutunud väga etteaimatavaks. Iraanlased ütlevad, et nad tahavad kokkulepet. Ameeriklased liiguvad Iraaniga kokkuleppe poole. Äkitselt esitavad iraanlased nõudmisi, president Trump ja teised ütlevad, et teate, me oleme kokkuleppele väga lähedal. Öeldes, et me jõuame kohe kokkuleppele, siis näete, kuidas nad ütlevad, et tundub nagu laevad liiguvad läbi Hormuzi väina ja siis äkitselt rünnatakse mõnda laeva. Tate, me oleme praegu lihtsalt sellises mustris, mis ei näe eriti ilus välja. Aga teate, tundub, et see muster ongi uus status quo. Täpselt nii. Ja siin on president Trump, me näitame nüüd seda lõiku, kus ta ütleb taas, et see on Iraani viimane võimalus. Aga me räägime praegu, me räägime Iraani palvel, mida toetab Saudi Araabia, mida toetab Araabia Ühendemiraadid ja eriti Katari toetusel, kuid ka teised. Kõik nad tahtsid sellele anda viimase võimaluse. See on viimane võimalus. See on nende viimane võimalus allkirjastada hea dokument. Kui nad jälle taganevad, kas siis on kõik? Kui nad jälle taganevad, saavad nad tõesti kõvasti pihta. See on väga sarnane sellele, mida sa just ütlesid, see muster, kus president Trump ähvardab, öeldes, et see on viimane võimalus, aga ta on seda ikka ja jälle öelnud. See on viimane võimalus kuni järgmise korrani. Täpselt. Õige, ma arvan, et Trumpil on õigus ja teda tuleks uskuda, kui ta ütleb, et kui nad kokkulepet ei sõlmi, siis neid tabab väga karm löök. Ja see ongi olnud muster. Muster on selline. Astutakse läbirääkimistesse, tehakse läbi need sammud, mis hõlmavad järeleandmatust ja suuri nõudmisi, laevade ründamine, väinades. Ja siis, Ameerika Ühendriigid annavad tõesti väga tugeva löögi, aga piiratud viisil kõvasti. Tegelikult väga kõvasti. Nad tabavad strateegilisi sihtmärke äärmiselt täpselt. Aga siis tulevad iraanlased taas alandlikult kokkulepet paluma ja Donald Trump ei taha tegelikult lõpuni minna. Ja ma arvan, et on selgeks saamas, et kui sa tahad, et see lõppeks, siis ainus viis ongi lõpuni minna. Aga lõpuni minek saab ilmselgelt olema suurem kui varem. Tead, need 6 nädalat sõda, kus Ameerika Ühendriigid ja Iisrael olid kõrvuti, ei kukutanud režiimi. Ja ma arvan, et see võis olla pettumus Donald Trumpile. Ma arvan, et see oli pettumus ka Iisraelile. Tead, on palju teateid, et peaminister Netanyahu oli vihjanud nende lootustele, et režiim kukub pärast 6 nädalast pidevat kampaaniat. Muidugi olid ka teised elemendid, mida ei pruugitud ellu viia. Sealhulgas siis, kui kuulsime, et kurdid võivad olla relvastatud ja lähevad Iraani, et pidada lähivõitlust IRGC liikmetega. Nendega, kes tegelikult hoiavad rahvast kontrolli all. Ja mida sa lõpuks tahad näha, kui see juhtub, on see, et inimesed tõusevad tänavatele ja IRGC ei ava nende pihta tuld. See oleks rahva vastupanu, revolutsioon, mis kukutaks selle valitsuse. Ja seda ei saa teha ainult tõhust. Nii et mida Trump mõistab, on see, et tegu on teatud mustriga.
Tema jaoks on küsimus, ma arvan, ajastuses. Kas ta tahab seda teha praegu, kas ta tahab teha seda suurelt, kas ta tahab võib-olla lihtsalt asju venitada kuni vahevalimisteni, nagu me eelmisel nädalal arutasime. Iisrael, nagu me oleme korduvalt öelnud, on täielikus valmisolekus. Nad on valmis tegutsema. Samal ajal ma võin öelda, et arvan, et enamik iisraellasi, kes on läbi elanud peaaegu 3 aastat sõda, tunnevad end praegu üsna hästi, kui on käes augustikuu, mida üldiselt peetakse puhkusekuuks. Sa näed, kuidas iisraellased lendavad välismaale või võtavad puhkust kodumaal ega pea pommivarjenditesse jooksma. Ma arvan, et see on väga vajalik hingetõmbepaus suurele osale Iisraeli rahvast. Jah, kindlasti on see nädal olukord teistsugune kui eelmisel nädalal, kui olime peaaegu täiemahulise sõja äärel. Samal ajal on Iraan ja Omaan jõudnud kokkuleppele Hormuzi väinas, mis puudutab just laevateid. Iraan ja Omaan leppisid kokku konkreetsetes geograafilistes koordinaatides määratud laevateel läbi Hormuzi väina. Kui oluline on see kokkulepe nende 2 riigi vahel? Ma arvan, et see on osa sellest mustrist, mida me näeme, see on lihtsalt üks etappidest siin. Need väinad piirnevad Iraani ja Omaaniga. Ja nad räägivad nüüd mingisugusest koordineeritud teekonnast, kus Hormuzi väina sisenevad laevad liiguksid läbi Iraani territoriaalvette. Hormuzi väinast väljuvad laevad liiguksid läbi Omaani territoriaalvette. Samal ajal ei ole selge, kas Ameerika Ühendriigid on nende tingimustega nõustunud. Pole 100% kindel, kas see on see, mida president ja J.D. Vance nimetasid teemaksuvabaks laevaliikluseks. Eks peameeles, see on rahvusvaheline veetee, see on looduslik veetee. See ei ole kanal, mis läbib mõne riigi maad ja mille see riik on ehitanud nagu Suessi kanal või Panama kanal, kus need riigid Egiptus ja Panama võivad laevadelt tasu võtta, sest nad investeerisid raha selle kanali ehitamisse. See on looduslik rahvusvaheline veetee. Sa ei taha näha ühtegi teemaksu, sa ei taha näha ühtegi miini ja sa ei taha näha ühtegi kiirkaatrit ega drooni neid laevu ründamas. Nagu president Trump on öelnud, tead, laevad on Need võivad olla $1,000,000,000 laevad, arvestades nii laeva ennast kui ka selle lasti, mis on enamasti nafta. Sa ei taha näha, et laev vihta saab. Ja siis ei taha kindlustusfirmad laevu kindlustada. Nii et tead, need on lihtsalt arutelud, mis on osa sellest mustrist. Ma ei oska sellest veel midagi arvata, aga kindlasti Trumpi jaoks tead, Hormuzi väina avamine on olnud tema jaoks prioriteet number 1. Ta tahab, et nafta hind langeks. Teine prioriteet on tagada, et Iraan ei jõuaks kunagi tuumarelva lähedale. Ja seda võib proovida saavutada kokkuleppe kaudu, eks? Aga kokkulepe sünnib alles pärast suurt sõjalist operatsiooni, mille käigus Ameerika ja Iisrael on rünnanud. Tumar Raja test. Nii et isegi kui Iraan ei võta endale kohustust mitte omada tuumarelvi, siis praktiliselt nad ei suuda praegu tuumarelva toota. Vaatame nüüd laiemalt Lähis-Ida piirkonda ja ma arvan, et see on suur uudis. Saudi Araabia, Türgi ja Pakistan allkirjastasid vastastikuse kaitseleping. Ulatuslik vastastikune kaitseleping, millega deklareeritakse, et relvastatud rünnak ühe nende 3 riigi vastu loetakse rünnakuks kõigi 3 vastu. See paistab olevat väga oluline areng. Mida me oleme viimastel päevadel näinud on see. Jeemeni Houthid on suurendanud rünnakuid mitte ainult Jeemeni sees. Ja sul on see kodusõja olukord, mis on Jeemenis juba aastaid kestnud, kuid Houthid on rünnanud ka otse Saudi Araabiat. See on Iraani käepikendus. Oleme näinud ka, kuidas Iraani käsilased Iraagis ründavad Saudi Araabiat. Nii et siin on näha, et pinged Iraani ja Saudi Araabia vahel kasvavad. Ja Saudi araablased andsid välja mingi hinnangu. Sel nädalal oli meedias teateid, et Saudi araablased usuvad, et Iraanilt võib olla tulemas suur rünnak. Ja siin on huvitav näha, et Saudi Araabia pöördub Türgi poole, mis on NATO riik, omab väga tugevat sõjaväge, samuti Pakistani poole, mis on, nagu sa tead, piirkonna ainus tuumariik. Põhimõtteliselt leppides kokku paktis, väidetavalt ütles Türgi välisminister Hakan Fidan, et see on tehniliselt samaväärne NATO 5. artikliga, tead küll, mille kohaselt käsitletakse igat rünnakut Saudi Araabia vastu ka rünnakuna Pakistani ja Türgi vastu. See on tõesti huvitav, sest siin näed, et Pakistan on olnud vahendaja Ameerika Ühendriikide ja Iraani vaheliste läbirääkimiste juures. Tuumaprogrammi teemal Hormuzi väinas. Tead küll, Türgi
ma ei tea, kas need just Iraani suured fännid on, aga see on siiski veel üks suur moslemi enamusega riik ja siin näed sa joondumist, kus kui Iraan või tema käsilased ründavad Saudi Araabiat suurel määral, see võiks tõmmata Türgi ja Pakistani suurde piirkondliku konflikti, eks? Ja see ei pruugi isegi Iisraeli kaasata. Miks Saudi Araabia seda praegu teeb? Ja samal ajal lihtsalt, et rääkida Pakistanist, et näidata teile, kus nad praegu seisavad. Pakistani kaitseminister ütles sel nädalal, et islamimaailm peab ühinema, et seista vastu Iisraeli põhjustatud ühisele ohule. Ma mõtlen, me arvasime, et Saudi Araabia liigub võib-olla normaliseerumise suunas ja nüüd nad allkirjastavad selle pakti Türgi ja Pakistaniga. No ma arvan, et Iisraeli jaoks nad ei pea selle pärast tingimata muretsema, sest Iisrael ei taha Saudi Araabiat rünnata, vähemalt lühiajaliselt. Ma mõtlen, et pikaajaliselt võivad asjad olla hoopis teistsugused. Tead, ma ei usaldaks tingimata seda, kes on su liitlane ühest päevast teise, aga praegu on selge, et Saudi Araabia on Iraani vaenlane. Saudi Araabia kuulub nende riikide ringi, kes võiksid Iisraeliga suhted normaliseerida. Nii et ainult sellepärast, et kui Saudi Araabia sõlmib lepingu Türgi või Pakistaniga, ei tähenda see tingimata, et nad ei võiks Iisraeliga suhted normaliseerida, ega tee Türgist või Pakistanist Iisraelile kohest suuremat ohtu kui varem. Nüüd, Pakistan on üks väheseid riike, kes tegelikult tunnustas Iisraeli suveräänsust 1948 aastal, kui Iisrael kuulutas end riigiks. Varem on isegi räägitud, et Iisrael ja Pakistan võiksid olla teel, kindlasti võib olla kaugemal kui Saudi Araabia, kuid siiski teel tulevase normaliseerimislepingu poole. Aga on selge, et kui tegeleda Lähis-Idaga, leidub igas riigis kõva joone pooldajaid, kes on Iisraeli vastu. Isegi kui Iisrael räägib suhete normaliseerimisest Saudi Araabiaga, teeb Saudi Araabia välisminister sageli Iisraeli vastaseid kommentaare. Nii et tead, neid kommentaare tuleb ühelt poolt võtta teatud tõsidusega, teisalt aga ka teatud ettevaatusega, ütleme nii. Aga mis on huvitav, kui vaadata tagasi peaminister Netanyahu kõnet kongressile 2024 aasta veebruaris, umbes 5 kuud pärast sõja algust. Selle kõne peamine uudis oli see, et ta kutsus üles NATO-laadse liidu loomisele nende riikide vahel, kes olid Abrahami kokkulepetega ühinenud riigid. Kuid ta pidas silmas ka Saudi Araabiat, et tasakaalustada seda ohtu Iraani vastu. Nii nägi ta Iisraeli kui peamist piirkondlikku suurvõimu NATO-laadse liidu eesotsas Iraani vastu. Saudi Araabia otsustas jätta Iisraeli sellest kõrvale ja pöörduda hoopis Pakistani ja Türgi poole. Kuid võib-olla need 2 riiki, kõik need riigid on tegelikult Ameerika liitlased, tead. Saudi araablased on mingil määral Ameerika Ühendriikidega liidus, vähemalt selle administratsiooniga. President Trump ütleb pidevalt, et Türgi on Ameerika Ühendriikide liitlane ja et Erdogan on tema isiklik sõber. President ütleb väga häid asju Pakistani feldmarssali kohta. Võib-olla, et Ameerika Ühendriigid mitte ainult ei tea sellest hästi, vaid on tegelikult mingil moel selle ettevõtmise taga ja toetavad seda, et luua heidutusvahend. Nii saab Iraan nüüd aru, et riigid, keda ta pidas võimalikeks liitlasteks sõjas, on tegelikult sõjas tema vastased ja oponendid. Alex, sa mainisid varem huttisid. Nad ründasid Jeemeni valitsust viimastel päevadel. See ei olnud lihtsalt juhuslik raketirünnak avatud väljal. Hukkus 10 inimest. 8 neist olid valitsusväelased, 2 tsiviilisikut. Nad ründavad nüüd Jeemeni valitsust. Ma ei ole ammu kuulnud, kui tõhus või efektiivne see valitsus on, arvestades Iraani toetatud hutide kohalolekut selles riigis. Räägime selle rünnaku olulisusest, mida ma nimetaksin suureks, milles hukkus 10 inimest. Õige, hutid alustavad kindlasti vastasseisu Saudi Araabiaga. Nad ründasid ka üht laeva Omaani lahes Bab el-Mandebi väina lähedal. Nii et nad on sisuliselt vastutavad piraatluse eest avamerel, selles teises olulises kitsaskohas. Nii et sul on 2 olulist rahvusvahelist kitsaskohta. Üks neist on Pärsia lahe Hormuzi väin. Teine on Omaani laht ja Bab el-Mandebi väinad. Ja sul on Iraan otse Hormuzi väinas ja oma käsilaste hutide kaudu Bab el-Mandebis.
võimelised need 2 peamist kaubalaevanduse marsruuti sulgema. Läbi nende punktide liigub rohkem naftat kui läbi ühegi teise maailma laevatee punkti. Nad on põhimõtteliselt ühelt poolt Ameerika Ühendriikide vastu ähvardusi suurendades teate läbirääkimistel, kuid nüüd pingestavad nad suhteid Saudi Araabiaga veelgi. Ja ma arvan, et nad valavad tegelikult olukorda Lähis-Idas veelgi rohkem õli tulle. Kui vaadata seda joondumist siin, Saudi Araabia, Türgi, Pakistan, siis kui meenutada president Trumpi viimaste nädalate avaldusi, ütles ta, et ta hoidis türklased sõjast eemal, eks ole. Kui sa neid avaldusi kuulsid, siis ma arvan, et me kõik mõtlesime, et türklased kaaluvad võib-olla sõtta sekkumist Iisraeli vastu. Eks koos Hezbollaha, Huutide ja Hamasiga. Tead, Erdogan ei ole Iisraeli toetaja, see on väga-väga selge. Ma ei tea, kas Türgi tegelikult kavatses sõtta minna. Aga kui president neid avaldusi tegi, siis kujutasid sa alati ette, et Türgi oleks sõjas Iraani poolel. Ja siin, selle pakti allkirjastamisega, see teeb selgeks, et Türgil oleks tegelikult kohustus Iraani rünnata, ta oleks tegelikult Ameerika Ühendriikide poolel ja potentsiaalselt ka Iisraeli poolel, kui see sõda peaks paisuma suureks piirkondlikuks konfliktiks. Alex, paar nädalat tagasi rääkisime võimalusest, et Ameerika Ühendriikidel ei pruugi olla piisavalt tõrjerakette. Ja see oli üks põhjusi, miks nad ei läinud täie jõuga peale. Koos kõigi teiste põhjustega, millest rääkisime. Majandus ja lähenevad vahevalimised. CNN avaldas sel nädalal raporti, milles öeldi, et USA on kaotanud peaaegu 80% oma tõrjerakettide varudest USA. Sõjaminister Pete Hegseth, kes eitas seda, öeldes, et see on vale uudis ja Ameerika Ühendriikidel pole mingit puudust tõrjerakettidest. On üsna raske teada, keda nende raportite puhul uskuda. Ilmselgelt, ma ütleksin, et iga kord, kui tulevad need CNN-i või Axios raportid, kus viidatakse kõrgetasemelisele anonüümsele allikale, ei tähenda see tingimata, et see on õige. Või võib-olla tähendab see, et ühte konkreetset tüüpi rakette on võib-olla vähem kui teist. Või et raketivarud, mille nad olid juba Lähis-Idasse strateegilistesse positsioonidesse toonud, olid ammendunud. See ei tähenda, et Ameerika Ühendriigid ei suudaks end kiiresti taas varustada. See ei tähenda, et neil poleks suuremaid varusid. Ma mõtlen, me oleme seda kuulnud korduvalt ka Iisraeli relvade kohta. Ja ma arvan, et Iisraeli relvade puhul tõenäoliselt on seal ka rohkem tõtt, sest tead, Iisrael on väiksem riik. Neil ei ole selliseid eelarveid nende relvatüüpide jaoks nagu Ameerika Ühendriikidel. Aga siin näed sa, et riigid peavad olema valmis hoidma uskumatult suurt tõrjerakettide varu, sest ausalt öeldes on ballistilisi rakette palju odavam toota. Enne seda sõda nägime, et Iisrael ütles, et Iraan toodab võib-olla 100 ballistilisi rakette iga kuu. Ja küsimus ongi, kas sa suudad selle tempoga tõrjerakettide arendamisel sammu pidada. Ja sageli on sul vaja iga raketi kohta mitut tõrjeraketti, sest mõnikord tõrjerakett lihtsalt ei taba. Kui sa tahad suurendada võimalust ballistiline rakett tõesti kinni püüda, pead võib-olla välja laskma 2 või 3 tõrjeraketti lihtsalt selleks, et olla kindel, et sa selle tabad, juhuks kui 1 või 2 neist mööda lähevad. Nii et sa oled näinud, kuidas siin levitatakse seda narratiivi, et on puudus. Aga Hegseth ja Trump, ma arvan, et mõlemad on väga kiiresti sekkunud ja öelnud, et Ameerika Ühendriikidel on vajalikud relvad olemas. Nüüd võib olukord muutuda väga ohtlikuks, kui CNN selliseid asju kajastab. Sest kui iraanlased usuvad, et Ameerika Ühendriikidel pole vajalikke tõrjerakette või Iisraelil pole neid olemas, ja võib neid sundida olukorda ära kasutama. Ja see võib tegelikult viia selleni, et asi paisub suureks piirkondlikuks konfliktiks. Sest kui sul pole piisavalt tõrjerakette, tõrjeraketid tegelikult arvavad inimesed, et need päästavad ainult ameeriklaste või teiste liitlaste elusid piirkonnas. Tegelikult päästavad tõrjeraketid elusid ka Iraanis. Okei, miks see nii on? Sest kui sul pole piisavalt tõrjerakette ja iraanlased tulistavad nüüd ballistilisi rakette, siis võid kindel olla, et rünnakuvõimekust suurendatakse rohkem kui 100%. Sest tulistamine tuleb peatada. Kui sa ei suuda rakette kinni püüda, pead kogu oma jõuga rünnakule asuma. Ilma igasuguste piiranguteta nii kiiresti kui võimalik. Nii et need tõrjeraketid päästavad tegelikult iraanlaste elusid.
Ja kui sa kuuled Trumpi ütlemas, et ta ei taha tingimata sõtta minna, siis ta kordab pidevalt, et ta ei taha tappa palju iraanlasi. Ja ta saab aru, et suur konflikt võib viia tuhandete iraanlaste surmani, kui Ameerika peab sõda nii, nagu Ameerika on harjunud sõda pidama. Sa lihtsalt lähed sisse ja lööd kõike. Absoluutselt. Ma tahan nüüd teemat vahetada ja rääkida Gazast. Eelmisel nädalal rääkisime rahunõukogu teadaandest, et Hamas on nõustunud relvad maha panema. Peaminister Netanyahu ütleb, et Iisrael ei tõmba oma vägesid Gazast tagasi enne, kui Hamas on täielikult relvitustatud. Vaatame seda klippi. Ma seisan kindlalt meie julgeoleku huvide eest. Me ei tagane oma praegustest positsioonidest enne, kui Hamas on täielikult relvitustatud. Üks. Teiseks, me juhendame Iisraeli sõdureid tegema kõike vajalikku, et end kaitsta meie territooriumi, kaitsta meie kodanikke. Kolmandaks, president Trump arvab, tema meeskond arvab, et nad suudavad panna Hamasi relvadest loobuma ja Gaza demilitariseerima. Me uurime seda, nad saatsid meile eelnõu, me ei nõustunud sellega, see ei ole meie eelnõu. Samal ajal ütleb Iisraeli suursaadik ÜRO juures Danny Danon, et kokkuleppe täitmist tuleb hinnata selle põhjal, mis toimub koha peal, mitte selle põhjal, mida Hamas räägib. Vaatame seda klippi. Me peame vaatama, mis toimub koha peal, mitte seda, mida Hamas räägib. Nüüd peame mõistma, et presidendi plaani peamine punkt on Hamasi relvitustamine. Ja küsimus on, mis on relvitustamine, sest ma kuulsin mõningaid teateid Gazast, et Hamas mängis mõttega võib-olla lihtsalt viia relvad ühest laost teise. See ei ole relvitustamine. Relvitustamine tähendab relvade täielikku eemaldamist Gaza sektorist, nii et Hamasel ei oleks enam võimalustki neid relvi puudutada. Räägime siis sellest, mida USA ütleb, mida USA tahab, mida Iisrael tahab. Loomulikult on eksperte, kes ütlevad, et Iisrael ja USA ei ole ühel meelel. Praegu püütaksegi seda niimoodi näidata. No, on olemas see 20-punktiline plaan ja see 20-punktiline plaan, mille president Trump mitu kuud tagasi välja pakkus, on plaan, mille Iisrael kiitis heaks. Tegelikult meil on igati põhjust eeldada, et Iisrael oli selle 20-punktilise plaani koostamisse kaasatud. Võib-olla neile ei meeldinud iga üksik punkt, kuid enamik punktidest on sellised, millega nad nõustusid, mille täitmisega Iisrael oli nõus ja millega oli valmis tegelema. Ja mida te nüüd näete, on see, et Hamas keeldub lihtsalt relvi loovutamast. Nad tunnevad end väga mugavalt, hoides kinni sellest 30–40% Gaza territooriumist, mida nad endiselt kontrollivad. Et nad ei taha kaotada oma kontrolli elanikkonna üle ja kindlasti ei taha nad relvi loovutada, sest kui nad relvad loovutavad, kaotavad nad oma mõju kohaliku elanikkonna üle. Ja mõned Trumpi administratsiooni liikmed võivad tunda pettumust, sest nad tahaksid näha investeeringuid Gaza piirkonda ja selle ülesehitamist. Nii et tundub, et nad üritavad Iisraeli suhtes vingerpussi mängida ja tegelikult muuta kokkuleppe tingimusi ning pehmendada seda, mida relvitustamine tegelikult tähendab. Ja te kuulsite Danny Danoni ütlemas, et kui Hamas lihtsalt ütleb, me paneme kõik oma relvad lattu ja laseme teil hoida ühte võtmekoopiat. Noh, see ei ole ju relvitustamineks. Ja keegi ei tohiks uskuda, et relvitustamine tähendab relvade väljaviimist Gazast. Ja kui räägitakse relvadest, siis räägitakse raskerelvadest nagu tankitõrje, granaadiheitjad ja muud sellised asjad. Ja räägitakse ka kuulipildujatest, mida nad kasutavad kohaliku elanikkonna hirmutamiseks ja kontrolli all hoidmiseks. Nii et on kaks asja, mis peaksid juhtuma. Üks on Hamasi demilitariseerimine ja teine on see, et Hamas ei tohiks olla valitsev üksus. Kuni Hamasel on relvad, jäävad nad valitsevaks üksuseks. Nii et see, mida te praegu näete, ma arvan, sest te liigute valimiste hooaja poole, on see peaminister Netanyahu hakkab tegema avaldusi, mida ta tõenäoliselt oleks varem teinud ainult kinniste uste taga ja otsekõnelustes presidendi ning tema administratsiooniga. Nüüd teeb ta neid avalikult, öeldes, et me lükkame uued tingimused tagasi. Aga mis juhtus? Kohe pärast seda ütles Iisrael, et ta ei nõustu selle pehmendatud osalise desarmeerimise kontseptsiooniga. Et Vladanov, kes on rahunõukogu juht, tuli välja ja ütles, teate, tegelikult oleme me tegelikult ühel meelel. Ja tundub, et nad on Iisraeli seisukohaga kooskõlas. Samal ajal kutsub Vladanov mõlemad poolt olukorda leevendama, kritiseerides Iisraeli hiljutisi rünnakuid Gazas.
kui ta selle töö sai, me olime uudishimulikud, millise seisukoha ta Iisraeli suhtes võtaks, antud juhul kritiseerides juudi riiki. Vladanov oli ilmselgelt ÜRO erisaadik Gaza küsimuses juba enne sõda. Ja ühel poolt küsid sa, kuidas see mees, kes tegeles Gazaga enne sõda ÜRO kaudu, sai selliseks? Sa tead, et UNRWA, see ÜRO agentuur, on suurim tööandja Gaza sektoris ja UNRWA töötajad osalesid 7. oktoobri rünnakus. Kuidas saab selline mees nagu Vladanov olla rahunõukogu juht? See tundub lihtsalt suur samm tagasi, aga ma rääkisin mitmete Iisraeli ametnike ja USA ametnikega ja nende arvates oli erinevate kandidaatide seas, keda kaaluti rahunõukogu juhiks, Planov mõistlik inimene, kellega nad arvasid, et suudavad koos tööd teha. Ja seda sa näed siin, et niipea, kui midagi edendatakse, mis Iisraelile ei meeldi, astub Planov kiiresti tagasi ja püüab end rohkem Iisraeli seisukohaga joondada. Tead, põhimõtteliselt öeldes, et et Iisrael ja rahunõukogu on ühel meelel, et ta töötab koos vahendajatega olukorra leevendamiseks. Ja see, mida ta ütles, mis minu arvates oli väga oluline, oli see, et teated, nagu oleks rahunõukogu palunud Iisraelil taanduda. Ja see on siin võtmeküsimuseks, kui sa pehmendad desarmeerimise tingimusi, siis loodad, et saad Iisraeli taandumise nendest punktidest, mida Iisrael hoiab, vastutasuks leebemaks muudetud desarmeerimise eest. Nii et see, mida Vainov nüüd ütleb, on see, et väited, nagu oleks rahunõukogu palunud Iisraelil enne desarmeerimist taanduda, ei vasta tõele. Ta pöördub sisuliselt tagasi 20-punktilise kokkuleppe tingimuste juurde. Ja ma arvan, et siin ei räägita sellest, ja me mainisime hetk tagasi, et Netanyahu on nüüd valimishooajal. Küsimus on, millist Iisraeli juhti sa usaldad sellise ulatusega konflikti ohjata. Sest Iisraelis, kui võtta näiteks Gadi Eisenkot, kes ei räägi eriti hästi inglise keelt, ei mõista inglise keeles töötamise nüansse, Ameerika administratsiooniga, võib-olla rahunõukoguga, võib-olla eurooplastega. Netanyahu laveerib praegu. Ühelt poolt peab ta teadma seaduse täpsusega, mis on selle 20-punktilise rahuplaani sõnastus. Nad olid selle kinnitamise ja koostamise juures, et veenduda, et ameeriklased sellest kinni peavad. Aga tehes seda nii, et Iisrael ei muutuks vastaseks, eks? Kuidas siis hoida, Vance'i, Witkoff, Kushner, kes ei ole nende liitlased, aga mõnikord on nad vastasseisus liitlased. Kuidas sa hoiad neid lähedal? Tead, ilma et nad läheksid viha või Iisraeli vastase agressiooniga üle piiri. Tead, ma arvan, et see on midagi, mida Netanyahu teeb paremini kui keegi teine. Ja ma ei tea, kas see on miski, mille peale iisraelased valimistele minnes tegelikult mõtlevad. Sa mainisid J.D. Vance'i. Võib-olla ta üritab nüüd oma seisukohta Iisraeli suhtes pehmendada pärast seda, kui ta eelmisel kuul Joe Rogani saates ütles, et Iisrael viib läbi hästi rahastatud kampaaniad, et läbirääkimisi nurjata ja Iraaniga lõputult sõtta minna. Seda ta ütleski eelmisel kuul. Nüüd oli meil see viimane video, ma usun, Fox Newsi kanalil, kus ta rääkis oma suhtest peaminister Netanyahuga. Vaatame selle klipi üle. Ta ei astunud mulle vastu. Meil oli meeldiv ja avameelne vestlus. Ma mõtlen, vaata, nagu ma olen korduvalt öelnud, Laura. Iisrael on olnud suurepärane partner. Nad on Ameerika Ühendriikide liitlane. Aga nagu Prantsusmaa või Suurbritannia või ükskõik milline teine Ameerika Ühendriikide liitlane, on meil mõnikord eriarvamusi. Ja ma arvan, et Ameerika meedia on sellest dünaamikast lummatud. Aga lihtne tõsiasi on see, et minu töö on ajada ainult Ameerika Ühendriikide huve, mitte ühegi teise riigi omi maa peal. Meil oli ausalt öeldes meeldiv, kuid otsekohene vestlus. Ma ei tundnud, et mulle oleks vastu astutud. Nii et siin on asepresident Vance, kes viitab kohtumisele Netanyahu, peaministri ja iseendaga vaid 2 nädalat tagasi Washingtonis. Kas sa arvad, et J.D. Vance on muutnud oma seisukohta Iisraeli suhtes? Kas ta justkui taganeb pärast neid kommentaare, mis ta Joe Rogani saates tegi? Mis mängu ta mängib? Jah, ma arvan, et Vance taganeb oma varasematest avaldustest. Ta ütles Iisraeli kohta üsna äärmuslikke asju, tead küll.
ta võrdles Iisraeli riikidega nagu Katar ja Hiina ning teistega, kui rääkida Ameerika poliitika mõjutamisest. Ja ta ütles, et nagu sa mainisid, oli hästi rahastatud kampaania, mille eesmärk oli õõnestada Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahelisi läbirääkimisi. Ja Netanyahu sekkus minu arvates väga kindlalt, kuid viisakalt. Piimeeles Netanyahu on üks kogenumaid diplomaate maailmas. Sa kuuled, mida Vance ütleb, sa kuuled, mida Trump ütleb, Netanyahu ei. Räägi kunagi sellisel viisil. Netanyahu ei lähe kunagi Ameerika Ühendriikide presidendi kabinetti ega Valgesse Majja ja ei avalda neile lugupidamatust. Ta on väga viisakas, ta on väga lugupidav, ta on alandlik. Ta mõistab, ühest küljest on Ameerika Ühendriigid suurim suurriik, aga teisest küljest ta mõistab ka Iisraeli mõjuvõimu ja jõudu nendes olukordades. Ja ta tasakaalustab seda väga hoolikalt. Nii et ta läks sisse väga viisakalt, kuid ta ütles Vance'ile väga selgelt, et Vance'i tehtud avaldused olid väga ohtlikud. Mitte ainult seoses võimalike konfliktidega Lähis-Idas, vaid võib-olla veelgi olulisem Netanyahu jaoks. See õõnestab evangeelsete kristlaste toetust Ameerika Ühendriikides, kes loomulikult tahavad olla Iisraeli poolel. Ja mõte, et Iisraelit peaks mainima samas lauses Katari ja Hiinaga, on minu arvates väga kahjulik. Ja mida sina siin nägid? Kui Vance ütleb esiteks, et meie vestlus oli viisakas, austav, ma ei tundnud, et mulle vastu astuti. Ma arvan, et võite seda uskuda, et Netanyahu ei läheks temaga kunagi väga vastanduvasse konflikti. Ta lihtsalt ütleks otse välja. Ja mida Vance edasi ütles, kellega võrdles Vance Iisraeli nende kommentaaride ajal Laura Ingrami saates. Ta võrdles Iisraeli Prantsusmaa ja Suurbritanniaga kui liitlastega. Et mõnikord võivad nad Ameerika Ühendriikidega eriarvamusel olla, aga ikkagi räägime lääneriikidest. Suurriikidest liitlased, kellega enamik ameeriklasi tunneb, et nad peaksid olema Ameerika Ühendriikidega ühel meeleleks. Kui sa küsiksid ameeriklastelt, et kes on Ameerika suurimad liitlased, nad ütleksid ilmselt teate küll, Inglismaa, Prantsusmaa. Nii et siin ütleb Vance, Inglismaa, Prantsusmaa, Iisrael samas vestluses, mitte Katar, Hiina, Iisrael. Nii et kindlasti tagasikäik Vance'i poolt minu arvates kasulik, aga me peame jälgima, sest ta kipub nende kommentaaridega natuke kõikuma, sõltuvalt publikust. Liigume edasi Liibanoni juurde, Alex. Läbirääkimised jätkuvad. USA vahendatud kõnelused Iisraeli ja Liibanoni vahel toimusid sel nädalal Roomas. Üks arutusel olevatest teemadest on need esialgsed turvatsoonid Lõuna-Liibanonis. Ja raportite kohaselt kaalub Iisrael riike, sealhulgas võib-olla ka Šveitsi, kui üht jõudu, mis hakkaks neid pilootturvatsoone Lõuna-Liibanonis jälgima. Muidugi nõuab Iisrael, et Hezbollah tuleb enne olukorra stabiliseerumist seal relvitustada. Räägime olukorrast seoses nende läbirääkimistega. Need läbirääkimised jätkuvad. Mäletate, mõned nädalad tagasi toimusid Roomas läbirääkimised. Me teadsime, et need arutelud jätkuvad. Esialgne läbirääkimiste voor toimus, nagu mulle teatati, otse vanem läbirääkija Yehiel Leideri poolt, kes oli Roomas. Samal ajal, kui ma ise olin Roomas, ütles ta mulle seda. Need läbirääkimised toimusid väga sõbralikus õhkkonnas, kus mõlemal riigil oli ühine huvi Hezbollahi suhtes. Et Hezbollah jääks selles riigis demilitariseerituks ja nõrgestatuks. Ja nii need kõnelused jätkuvad, need jätkuvad aeglaselt. Need on tulemuslikud. Samal ajal olime kuulnud, et Leider oli kutsunud läbirääkimised umbes 3 tundi varem lõpetama kui algselt plaanitud, sest Hezbollah jätkab piirkonnas liikumisi. Ja sel nädalal toimus suur rünnak, kus Iisraeli sõdurid sisenesid ühte majja Liibanoni sees ning maja oli lõhkeainega lõksustatud ja mitu iisraellast sai surma ja vigastada, kui nad sellesse lõksustatud hoonesse sisenesid. Nüüd tekib ka palju küsimusi, näiteks miks sõdurid üldse hoonetesse sisenevad. Ja tavaliselt saadetakse hoonetesse koerad, droonid või robotid. Mõnikord saadetakse hoonetesse ka terroristid. Ja siin on tegemist suure veaga. Tõenäoliselt vea tegi kohapealne komandör, kes saatis sõdurid hoonesse. Sageli ei taheta seda hoonet õhust hävitada. Miks? Sest kui seal on tunneli sissepääs, siis tahetakse teada, millised relvad hoones sees olid. Aga sa ei taha saata sõdureid sisse ja lasta neil surma saada. Nii juhtuski suur vahejuhtum, kus sõdurid said surma ja küsimus oli, kas see hoone oli lõksustatud juba enne relvarahu.
mis on võimalik, või pandi see hoone lõksu pärast relvarahu, mis oleks tõsine relvarahu rikkumine. Aga siiski, läbirääkimised jätkuvad. Nii Iisraelil kui ka Liibanonil on ainulaadne huvi nende läbirääkimiste jätkumise vastu. Nüüd, kui räägitakse Šveitsist kui rahvusvahelisest jõust, kes kontrolliks Hezbollah relvitustamisteks. Nii et praegu räägime sellest, et Iisrael on juba taandunud 2 strateegilisest punktist. Liibanonis kollasest joonest põhja pool, mis kulgeb põhimõtteliselt mööda Litani jõge, Iisrael soovis kontrollida kogu maad kuni Litanini. Selleks, et läbirääkimistel oleks manööverdamisruumi, Iisrael läks tegelikult Litanist kaugemale ja läbirääkimiste alguses nõustus Iisrael taanduma 2 strateegilisest punktist Litani jõest põhja pool. Ja Liibanoni armee pidi minema ja need alad üle võtma, et tagada, et Hezbollah ei saaks end uuesti organiseerida. Nüüd on vaja mingit mehhanismi, et kontrollida, et Hezbollah pole selles piirkonnas. Nüüd usun mina ja ilmselt ka sina, et ainus asutus, mis suudab Iisraeli jaoks veenvalt kinnitada, et Hezbollah selles piirkonnas ei tegutse, on Iisrael ise. See on ainult Iisraeli kaitsevägi. Ja on olnud teateid, et samal ajal kui Iisrael ja teised kaaluvad Šveitsi selle rolli jaoks, küsimus on selles, kes majutab Šveitsi vägesid. Oli teatud teateid, et ÜRO oleks järelevalveorgan, et UNIFIL oleks järelevalveorgan. Ma mõtlen, see oleks strateegiline katastroof. Ja, kindlasti. Kas olete näinud, et UNIFIL on täiesti ebaefektiivne? See sisuliselt tegelikult kaitset Hezbollah'le Lõuna-Liibanonis ja takistab Iisraeli ründamast piirkondi, kus Hezbollah rikkus oma kokkuleppe tingimusi. ÜRO resolutsiooni 1706 alusel, mille kohaselt pidi Hezbollah juba olema Lõuna-Liibanonist lahkunud. Me näeme, kui hästi see töötas ja Hezbollah oli UNIFIL-i järelevalve all koondanud tohutu sõjalise jõu koos relvastuse ja tunnelitega kuni Iisraeli piirini välja. Nii et viimane asi, mida sa tahad näha, on see, et UNIFIL on kaasatud, ÜRO on kaasatud, Šveits on kaasatud. Aga kui sa räägid ainult kontrollimisest, Hezbollahi taandumist nendest 2 strateegilisest punktist põhja pool Litanit, sellega saab Iisrael ilmselt ise hakkama. Nii et need on Need punktid, millega Iisrael läbirääkimisi peab. praegu Roomas läbi räägib. Alex, lõpuks, sel nädalal on meil Ameerika Ühendriikidest tulemas eelvalimiste tulemused. Eriti Dr. Abdul El-Sayed nimetati Michigani osariigis Demokraatliku partei senadi kandidaadiks. Ta on tuntud oma Iisraeli vastaste ja juudi vastaste kommentaaride poolest, nimetades Iisraeli ebaseaduslikuks apartheidi riigiks ja kutsudes Iisraeli paariariigiks. Ta üritas ka veidi tagasi võtta, öeldes, et judaism ja juudid on Iisraeli olukorrast eraldiseisvad. Vaatame seda videot. AIPAC ja Iisrael ei ole sama, mis judaism ja juudi rahvas. Ma armastan judaismi ja ma armastan juudi rahvast. Ja kõige ohtlikum asi, mida nad on püüdnud meile väita, on see, et nad saavad kuidagi laiendada antisemitismi definitsiooni, nii et see hõlmaks ka välisriigi valitsust ja selle juhte. Ma ütlen, et see on jama. Ei. Kui sa usud, et antisemitism hõlmab ka välisriigi valitsust ja AIPAC-it, siis sa lood ohtliku olukorra. Sa ei saa väita, et inimõigused lõppevad piiril. Sa ei saa väita, et tahad investeerida meie lastesse, kui sa saadad meie raha välismaale, et tappa teiste inimeste lapsi. Sa ei saa seda väita. Halleluuja. Ta armastab judaismi, ta armastab juute. Ta lihtsalt ei talu Iisraeli. Kui oluline on see eelvalimiste võit? Tegelikult ei ole ta veel midagi võitnud, aga kui oluline see on? Ma mõtlen, kas see on lihtsalt suurem pilt sellest, kuhu Ameerika Ühendriigid liiguvad, sellise mehe kandidatuur, meil on New Yorgis Mamdani linnapeana ja võimalik, et see mees saab senatoriks. Tema sõnavõttude põhjal jääb küll mulje, et ta on juudi usu ja juudi rahva suur austaja. Ja see ongi see ohtlik vale, mida siin öeldakse. Ma ei ole antisemiit, ma armastan juudi rahvast. Mulle lihtsalt ei meeldi Iisraeli riigi poliitika. Teate küll, ma ei taha, et Ameerika Ühendriigid toetaksid ainsat juudi riiki kogu maailmas. Teate küll, ma ei taha, et Ameerika Ühendriigid saadaksid või müüksid relvi Iisraeli riigile. Sisuliselt püüate te luua olukorra, kus need riigid, mida te toetate, El-Sayed, nendes moslemiriikides oleks siis võimalus rünnata ja lüüa Iisraeli riiki. Nii et teate küll, te sisuliselt ütlete, et ma ei ole antisemiit,
aga tead mis? Kui te rakendate Iisraeli suhtes topeltstandardeid, mida te ühegi teise riigi suhtes maailmas ei rakenda, siis te tegelikult oletegi antisemiit. Ma arvan, et need valimised, need eelvalimised on olulised, eks. Nüüd El Sajid peab siiski läbima veel üldvalimised ja inimesed märgivad, et Michigan on lilla osariik, see ei ole sinine osariik. Nii et on võimalus, et El Sajid võib üldvalimistel kaotada. Tuletame meelde, et Michigan on osariik, kus asub enamik Ameerika autotootjatest. Ja sageli hääletavad need sinikraed, tead küll. Võivad vabariiklaste poolt hääletada demokraatide asemel. On huvitav märkida, et AIPAC pani umbes $30 miljonit kampaaniasse, toetades Hailey Stevensit El Sayedi vastu. Nüüd, see ei tähenda, et Hailey Stevens, keda peeti põhimõtteliselt mõõdukaks demokraadiks, see ei tähenda, et ta oleks olnud Iisraeli suhtes suurepärane, eks. Tal ei olnud Iisraeli küsimuses hea käekiri, aga võrreldes El Sayediga tead, ta näis Iisraeli suhtes nagu ingel. Nii et sa näed, kuidas AIPAC on kahe tule vahel, eks. Pannes mängu $30 miljonit. Ja mõtle, kui palju iga üks neist kampaaniatest maksab, tead. Kui sa pead iga kampaania taha panema $30 miljonit, et võita senati koht, ja see on ainult eelvalimistel, eks. Nii et see võib olla $60 miljonit mõlemalt poolt valimistel, ainult eelvalimistel. Ja siis on veel ka üldvalimised, nii et ma mõtlen lihtsalt need tohutud rahasummad, mis praegu senati valimistesse pannakse, on meeletud. Ja küsimus on, kui kaua suudab AIPAC sellega sammu pidada, kui kaua on annetajad valmis sellega kaasa minema, kui sa näed sellistel valimistel, kuhu nad oma raha panevad. Toetuseks. Ütleksin, et Stevens ei ole just suurepärane kandidaat, aga kindlasti kordades parem kandidaat kui El Sayed. Ja siis kaotad selle valimised. Nii et AIPAC on olukorras, kus ta peab justkui näitama, et ta võidab enamiku oma valimistest. Ja nad on ka väga ettevaatlikud selles osas, millistesse valimistesse nad raha panevad. Nad panevad raha ainult sellistesse eelvalimistesse, kus nad tõesti arvavad, et võivad võita. Kui nad ei usu, et nad võivad võita, nad ei pane sinna raha, sest see oleks lihtsalt raha raiskamine, eks. Nii et siin on palju küsimärke. Te ütlete võib-olla, et osariikides nagu Missouri oli väga progressiivne Iisraeli vastane senaator, näiteks Cori Bush, kes kaotas eelvalimistel. Ja siis olid eelvalimised, ma arvan, et see oli New Yorgis, kus näiteks Jamal Bowman kaotas hiljuti eelvalimistel. Nii et mitte kõik need eelvalimised ei lähe kaotsi. Mõned võidetakse ja mõned kaotatakse. Aga mis nüüd on juhtunud on see, et igas osariigis sul on eelvalimiste kandidaat, eriti demokraatlikus parteis, aga mõnikord ka vabariiklikus parteis, kes on ägedalt Iisraeli vastased. Ja kui mõni aasta tagasi kongressis oli selline olukord, kus olid ainult squad, olid Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar. Inimesed ütlesid, et tead, neid on ainult 3. Ja mina ütlesin, et järgmisteks valimisteks on neid juba 10. Nüüd oleme 2026 aastal. Ja neid ei ole 3 ega 10. Iga osariik üritab üles seada just sellist kandidaati. Ja ma arvan, et te näete, et demokraatliku partei tulevik on selline, et see muutub üha progressiivsemaks. See muutub üha rohkem Iisraeli vastaseks. Ja suur küsimus on nüüd see, keda mõõdukad demokraadid selles valimises toetavad. Inimesed nagu Chuck Schumer, kes oli varem senati enamusliider. Kas ta hakkab teda toetama ja oma toetust avaldama? Ja teised, kas nemad hakkavad El Sayedile oma toetust avaldama? Ja vastus on, et nad hakkavad oma... Ta toetas Schumerit, toetas teda eelvalimistel. Õige, jah. Õige, ja nad hakkavad teda toetama ja nad toetavad teda ilmselgelt ka üldvalimistel. Nii et demokraatliku partei mõõdukas peavool on väga hirmul selle demokraatliku partei progressiivse haru ees. Ja nad ei tee midagi, et nende vastu seista ja päeva lõpuks toetavad nad tegelikult isegi temasuguseid inimesi. Nii et ma arvan, et ühest küljest ei ole olukord täiesti lootusetu ja sa näed, et mõned neist eelvalimiste lahingutest on tõesti olulised. Ja El Sayed võitis Michiganis napilt, see oli tihe eelvalimine ja Stevens ei olnud ilmselt parim kandidaat. Aga üldine suundumus. Isegi kui on mõned võidud nagu Cori Bush ja Jamal Bowman, viitab see üha rohkematele ja rohkematele progressiivsetele ning Iisraeli vastastele kandidaatidele demokraatlikus parteis.
ja nagu me ka ütlesime, näeme seda isolatsionistlikku suundumust ka vabariiklaste seas. Nii et Iisrael leiab end üha rohkem nurka surutuna. Ja see viib meid tagasi ka nende avalduste juurde, mida J.D. Vance tegi ning miks peaminister Netanyahu pidas nii oluliseks minna tema kabinetti koos J.D. Vance'iga ja viisakalt paluda tal oma sõnu parandada. Sest kui sa seda ei tee, juhtub see, et hakkad ka vabariiklaste poolelt inimesi kaotama. Ja ma arvan, et vabariiklased, kes sellele otsa vaatavad, miks sa peaksid Iisraeli küsimuses joonduma progressiivsete demokraatidega? Sa ju ei joondu progressiivsete demokraatidega ühelgi teisel teemal, eks. Kui sa oled vabariiklane, eriti kui sa oled rohkem paremal. Sa ei joondu progressiivsete demokraatidega mitte ühelgi teemal. Mitte ühelgi. Nii et kui progressiivsed demokraadid tulevad välja väga-väga Iisraeli vastastena, see peaks sulle vihjeks olema, et sa ei peaks selles küsimuses nendega joonduma. Vahevalimised novembris, nädal varem Knesseti valimised Iisraelis. Huvitavad ajad on ees. Tema on Alex Traiman, JNS-i tegevjuht. Mina olen Josh Shaas, JNS-i korrespondent. Aitäh, et liitusite taas meiega siin Jeruusalemm Minitis JNS TV-s. Kindlasti tellige kanal, saatke meile super thanks ja vaadake kogu imelist sisu, mida JNS TV pakub. Suur tänu ka inimestele, kes siin ekraani taga töötavad. Külastage ka gns.org, et saada kogu värskemat uudist Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast. Näeme teid järgmisel nädalal siin Jeruusalemm Minutis GNS TV-s.